Tere hommikust! Käes on neljapäev ja mina suundun trenni. See on ilmselt minu selle nädala viimane jõusaalitrenn, 3. trenn. Lähen teen kogu keha jõutrenni ja siis juba räägime edasi. Trenn on tehtud, päike tuleb välja, nagu me näeme. Väga hea trenn oli ja nüüd ma kiirustan koju, kuller peaks tulema ja mul läheb paki tooma. No nii, ma olen ennast korda pannud. Uued Steve Maddeni prillid on ees ja ma lähen kohe järgi oma vööle. Kes mäletab mu vöösaagat, ma tahtsingi ju beach grindiks seda ja lõpuks ma leidsin koha, kes võttis selle üldse vastu. See on siis Stella Soomlaisi pood või nagu nad võtavad mingid nahatöid ka vastu ja minu vööga tegeles Hele, kes ütles, et mul vedas, et ta oli seal tööl see päev, kui ma läksin, sellepärast, et ta oli just, minu arust ütles Barcelonast tulnud nagu koolituselt, just nahale keskendunud koolituselt, et kuidas siis mingisuguseid nahatöid teha. Ja igatahes ta võttis mu vöö, ta ütles, et ta mõtleb, kuidas seda täpsemalt lühemaks teha, siis ta saatis mulle meili peale, et ega seal muud ei olegi teha, kui peab reaalselt selle jupi sealt tagant ära võtma ja uuesti kokku õmblema selle. 60 € läks see maksma, tegelikult vöö ise maksis isegi natuke vähem, aga teate, mul oli lihtsalt nagu kergendus, et keegi üldse selle lõpuks vastu võttis, sest et ma käisin ju mitmed erinevad kohad läbi ja keegi ei tahtnud tegeleda sellega või ei olnud võimalusi lihtsalt nagu tegeleda sellega. Et selles suhtes ma olen mingi okei, et ma siis kannan seda vööd, ta on eriline, ta ongi siis lõpuks mingi 120 € maksev vöö ja lihtsalt nii on. Et ühesõnaga täna mu vöö sai valmis, nii et ma lähen sellele järgi, see on Telliskivis stuudio. Nii et ma käin ennem veel Nupstopsist läbi, mul on räige Nupstopsi isu, ma tegelikult käisin mingi 4 päeva tagasi ka ja see oli lihtsalt nii hea nende Eesti maasikatega. Ma olin mingi okei, mul on seda veel vaja ja ma arvan, et ma võtan matcha ka sealt. Siis ma käin basaarist läbi, see on mu viimane lootus ja siis seal on veel seal on veel see mingi Sveta, ma ei tea, mingisugune vintage kautsukas on seal veel, igatahes ma käin need läbi ja see on mu viimane lootus leida hõbedast kaalakeed oma homse beach grindi outfiti jaoks. Ja kui ma sealt ei leia, siis ma eile nägin Mangos mingit varianti. See ei ole ideaalne, aga lihtsalt nagu mitte midagi kuskil ei ole hõbedat värvi just. Kõik on kuldne ja tegelikult ma muidu kannangi kuldselt. Et ja sellepärast mul ei olegi midagi hõbedast sinna kaela panna. Seega sellised ettevalmistused homseks beach grindiks ja mul käis kuller vahepeal ära ja tegelikult ma sain eile kätte oma MyProteini tellimuse, mille ma ise tegin ja siis nad tahtsid veel lisaks mulle saata oma uuest kollektsioonist mingisuguseid esemeid. Ma sain ise välja valida, nii et siin on nende Sunset kollektsioonist mõned asjad, mis siis tulid täna nende poolt ja kuna need vähemalt, mis ma eile kätte sain, need asjad on nii bänger. Nad on lihtsalt nagu nii ilusad, siis ma kindlasti tahan neid nagu seljas ka näidata, nii et sellega me tegeleme hiljem. Ja praegu, ma pean hakkama liikuma. Nüüd vaadata lihtsalt seda. See näeb ju imeline välja. See matšaga. Ei läinud õnneks, ma ei leidnud ikkagi siit ehteid. Kui ma lähen vööle järgi, siis ma lähen Mangosse ja issand jumal, kui suur kiusatus mul on osta kukeseeni siit turult, aga kuna homme lähme juba lõunast Pärnu poole, siis mul lihtsalt ei ole mõtet praegu hakata kodus vaaritama midagi. Nii et võib-olla järgmine nädal siis teeb kukesene koostajat, kaartul, mingi värske salat. Seis on selline, et seda vööd peab ikkagi veel väiksemaks tegema. Sest et ma olen lihtsalt nii skinny. Okei. See oli lihtsalt nii suur.
igatahes õnneks Hele saab sellega täna veel tegeleda, nii et ma peaks täna õhtul selle ikkagi kätte saama. Aga väga nagu napikas, igatahes ma loodan, et saab sellega korda ja tuli välja, et see ei ole 100% nahk. Nagu seal on mingid osa on nahk, aga siis seal on mingi plastikukiht peal. Ma kartsin seda, sest see vöö ei maksnud nii palju, et see võiks olla nagu täiesti 100% nahk. Igatahes see lahendus, millega ta oli selle nagu väiksemaks teinud, oli väga ilus. Et see nagu sobis lihtsalt, ta peaks sealt veel vähemaks võtma. Ja noh, seda ta nüüd teebki mangosse. No nii, ma olen koju jõudnud Fake Tan Cookie peal, sest ma unustasin eile õhtul panna. Mul on tegelikult üle aastate isegi endal jume peal, aga noh, selles suhtes, eks ma veits nagu haige olen siit peast selle tänni osas, et alati võiks veel rohkem olla, nii et noh, selles suhtes jalad on mul nagu väga pruunid, nendele ma ei olegi terve suvi mitte midagi peale pannud. Jalad võtavad mul kergemini päikest, aga ülakeha ja just see dekoltee osa, see mul ei kipu nagu väga kergesti päevituma, nii et siis ma ikkagi panin ülakehale Fake Tani kihikese peale, et olla max tanned. Ja käisin mangost ka läbi, sain selle kaelakee. Selline, noh, ta ei ole mitte midagi erilist, aga ta sobitub mu vibe'i ja visiooniga 20 €. Aga nojah, tegelikult nagu oleks tahtnud Expression sisse minna, aga see lihtsalt ei jäänud mulle mitte kuidagi logistiliselt nagu tee peale. Nii et siis on niimoodi. Ja mis see tänane päevaplaan on? Päevaplaan on see, et tegelikult tahaks natukene koristada. Mul ei ole nagu mingi hull bardak siin kodus, aga natukene nagu selline, et see häirib mind. Ehk siis ma tahaks nagu korra majja lüüa. Ja siis ma arvan, et ma võikski ära teha meigi. Siis mingi hetk peakski selle vöö saama. Ma arvan, et me teeme selle Bolt sendiga, et ma ei hakkaks enam praegu kuskile trippima. Nii et siis ta saab mulle vast sellega saata selle, siis ma saan selle vöö kätte. Ja siis ma tahakski tegelikult teha ära Beach Grindi peaproovid oma outfitidele. Et ma ei olegi siiamaani saanud ju proovida tegelikult kummagi päeva outfiti, sest esimene päev ongi mul mõeldud, see vöö on nagu üks põhielemente seal outfitis, muu olen ma nagu läbi proovinud. Ja noh, tegelikult jalanõude osas mul on ka väike küsimärk, aga noh, ühesõnaga ma seletan siis, kui ma näitan lõpuks seda outfiti, ma ei hakka liiga palju sellest praegu rääkima. Ja teine outfit on mul nagu, mul on kõik asjad küll olemas, aga siin mul on ligi 170 sükest charmikesega haknõele. Ma ise panin need siia külge. Tegelesin sellega siin mitu õhtut. Gossip Girl käis telekast ja mina muudkui panin tangidega neid charme siia külge. Need on erinevatega. Kõik on hõbedased ja need mul on vaja siis teksade külge panna. Et ma tahan nagu teksad panna üleni täis neid haaknõelasid. Ma nägin TikTokis sellist ideed. Tundus äge. Ehk siis mul on vaja need teksad täna valmis teha ja siis nagu proovida. Ja noh, teise outfitiga ma veel ei tea bluusi osas täpselt, aga jällegi ma räägin siis täpsemalt, kui ma näitan. Ja nendest mõlemast ma tahaks teha ka TikTokid. Ja siis täitsa õhtul on mul täna üks väga põnev asi tulemas. Nimelt mulle kirjutas Katariina, kes käis minu kirstordil üritusel ja ta kirjutas mulle äkki nüüd mingi 6 aega tagasi, et tal on tulemas 18. sünnipäev, kuhu ta kutsub kõik oma sõbrad kokku ja et ta tahaks mind kutsuda sinna kas nagu õhtujuhiks või peo käivitajaks, et võikski ka bingot teha seal, et sellest minu bingonatist ta sai nagu idee ja siis me leppisime mõned mängud veel kokku, mida ma siis seal läbi viin
ja see toimub vanalinnas siis seal Ormoja pitserias. Ma ei olegi vist, minu arust ma ei ole seal käinud, ma pean üle vaatama. Igatahes kella 9 ma lähen siis sinna pidu käivitama. Nii äge, ma olen täiega tahtnud nagu sükseid mingi õhtujuhtimise asju teha. Ja see on minu esimene selline projekt. Ma olen küll nagu oma sõbrannadel mingi tüdrukute õhtuid natukene mingis osas nagu läbi viinud ja niimoodi, aga see on ikkagi teine asi. Nii et ma ei tea, kui sul on ka midagi tulemas, mingi sünnipäev, suuremat sorti sünnipäev või tüdrukute õhtu, siis mulle võib kirjutada business.kaisa@gmail.com ja saame midagi ägedat välja mõelda, et mulle täiega meeldib mänge läbi viia, ma võiks mingit kokteilikoolitust ka teha ja mulle meeldib inimestega suhelda. Nii et ma tunnen, et see on täiega nagu siuke äge asi, kuhu ma tahaks rohkem energiat suunata, aga ma pean nagu mõistlikkuse piires vaatama, et kui palju ma nagu siukest asja jõuan teha, et kuna mul on ikkagi nagu muu põhitöö ka. Vot, nii et selline põnev õhtu on täna tulemas ja tegelikult enne seda üritust ma tahaksin ka vähemalt algust teha kohvri pakkimisega Pärnu jaoks. Ja ma vist ei ole öelnud, kellega ma üldse Beachgrindile lähen. Anetega lähme ja siis laupäeval ühinevad tema töökaaslased, kellega nad kõik nagu saavad väga hästi läbi või ongi nagu üks suur sõprade punt ja nendega ma olen varem ka kohtunud, nii et it's gonna be so much fun. Ja I can't wait. No nii, ma olen siin kodu korrastanud, lokitasin halo ära ja nüüd ma tegin endale bataadi suvikõrvitsa kotletikesi soojaks, siis ma tegin väikse kapsa sibula salati. Pärast suu haiseb. Aga see maitseb nii hästi. Ja jah. Ma ei tea, mida ma veel tahtsin öelda, igatahes head isu mulle. No nii, siin on mul ühed saarateksad, mis on muidu nagu oma elu lõpufaasis, ma ütleksin, aga nad istuvad mulle hästi ja ma mõtlesin, et nad sobivad ideaalselt selleks DIY projektiks. Ehk siis siin on mu 170 charmidega seda haknõela, mis tuleb nüüd, ma tahan nad ära segada ja siis ma pean nad kuidagi jaotama. Ma tahan ikkagi nagu teisele poole ka panna, aga põhirõhk läheb ikkagi siia ette, et ma arvan, et tahapoole mul jääb neid vähem. Aga jah, ma pean hakkama nüüd paigutama. Ma ei tea ausalt öeldes nagu kui tihedalt ma saan neid panna, aga samas nagu jube vähe neid ka siin ei ole, et ikkagi peaks nagu saama täitsa siin kenasti panna neid. Kõige rohkem on mul neid siukseid nagu basic'uid tähekesi. Nii et ma pean neid siin nagu tihedamalt panema. Ma lihtsalt praegu vaatan nagu visuaalselt ära, et umbes kuidas ma võiksin nad siia panna. See läheb sinna poole. Mul on mingisuguseid on nagu 2 tükki samasugust, et siis ma võiks nagu kummalegi poolele panna, aga päris kõiki ei ole ka 2, nii et peab vaatama. No nii, mulle tundub, et ma olen enam-vähem selle ühe poole nagu map outinud. Et see on midagi sellist. Ja ma ei teagi, ma vist panen need külge ära, vaatan kuidas on ja siis hakkan teist poolt panema. No päris vinge. Kõliseb ka. Ma ei tea, kas siit on kuulda. Hehe. Cool. Väga cool. Ma panen siis teise poole ka ära. No nii, mul oli tegelikult teine bluusi variant ka, see on siis mu teise päeva outfit. Ma unustasin teile teist bluusi näidata. Aga see on see hele roosa, mille ma ostsin Horvaatiast. Igatahes, no selle vibe'i saate igal juhul siit kätte. Et see on mu outfiti mõte, roosad tossud siin all. Ma ei tea, kas ma selle kulina panen.
ja prillidena mõtlesin, et sobivad mul need. Siis see desiig oli kott. Ja selline vaib, tegelikult üks käevaru tuleb veel ja siis jah, bluusi osas ma veel mõtlen. Aga siin siis see põhistaar on just see kaelakee. Ja see on reaalselt töötav iPod Shuffle. Mul ei olnud kunagi sellist asja, see oli nagu liiga bougie. Mul oli mingi Samsungi MP3 mängija. Igatahes sellega tuli isegi laadija juhe kaasa, ma ei ole küll seda laadinud ega siia ühtegi laulu pannud. Aga põhimõtteliselt saaksid muusikat kuulata. TikTokis üks tüdruk teeb siukseid erinevad, sa saad valida, mis värvi iPodi sa siia otsa tahad ja siis ta paneb sellele vastavalt nagu need muud kulinad ka, mingi recycled materials. See oli mingi 150 €. Ja ta tuli mulle ette sellepärast, et ta tegi Sara Larssonile ühe või Sara Larssoni stilist võttis temaga ühendust, siis ta tegi talle ühe. Ja siis ma olin mingi, oh my god, see on nii lahe. Nii et see on nagu see põhielement siin ja siis muidugi need püksid. Nii et jah, ja ma ei ole praegu jõudnud esimese päeva outfiti veel läbi proovida ja ma ei hakkagi seda praegu tegema, sest muidu mul läheb natuke liiga kiireks. Ma pean tegema praegu juustesse lokid, nii et ma teen endale ühe limoncello spritsi. Kuna mul on kõiki neid materjale olles enda peost, siis ma mõtlesin, et ma lihtsalt nagu teen endale ühe spritsikese, teen need lokikesed ära, panen oma kleidi selga ja siis hakkangi minema sünnipäevale. Ma olen nii excited. Nii, kõigepealt see läheb meil klaasikesse jää. Siis mul on siuke väike Proseccokene. Ja siis meil läheb 3 osa Proseccot. Ja ma teen siis terve selle ära. Siis 2 osa limoncellot. Keegi üle-eelmises vlogis kiitis mu limoncello valikut ka ja tõesti sellega mul läks õnneks, et see on väga maitsev. Prismast ma selle ostsin. Nii, ega ma siin silma järgi kõike praegu törtsutan. Ja ma tegin kõik need joogid Heavenlyga ja väga maitsev on just selle Golden Lemoniga. Nii et soovitan. Nii Aperola kui limoncello spritse sellega teha. Nii. Ja mul on veel kõrrekesi ka peost. Isegi võin natuke limoncello juurde panna. Excited! Alguses mõtlesin, et ma panen ripsmed ka, aga polegi vaja. Nii ilus on. Mu juuksed saavad ikka korralikult vatti praegu. See on natukene kurb, aga ma üritan neid väga niisutada. Ma teen praegu maski põhimõtteliselt 2 korda nädalas. Ja kasutan seda Olaplexi juuksekreemi. Mitte, et see nüüd täielikult päästaks nad, aga ma teen täna lainalokid, siis ma teen homme lainalokid, siis ma teen ülehomme lainalokid. Eelmine nädal ju käisin nendega festivalil. See on lihtsalt päris korralikult kuuma juustele. Ja iga kord, ma tõesti vist ei tee nalja, kui ma ütlen, iga kord, kui ma panen Instasse pildi, kus mul on need lainalokid, keegi küsib, kuidas sa neid lokke teed. Ja ma lihtsalt saadan neile selle masina lingi, aga nagu inimestele väga meeldivad need lainalokid. Tee siin juba, te teate, millega ma neid teen, aga Instas just inimesed, kes ei vaata vloge, siis nad on nagu, vau, millega sa teed neid. Et need on nagu ikka hitt. Ma väga soovitan suvisel ajal nagu need lainalokid täiega. Need esiteks minu juustes vähemalt need püsivad paremini kui tavalokid. Ja nad on kuidagi nii nagu effortless. Tegemine võtab veits aega, eriti kui sul on rohkem juukseid, nagu Anette näiteks. Siis see ikkagi nagu on veits tüütu, aga samas minu arust see tulemus on seda väärt. See on nagu nii sükene beachy, cute, samas nagu classy. Ma ei tea, minu arust need sobivad suht igale poole ja nagu ma juba ütlesin, siis ma kavatsengi festivalil ka mõlemal päeval need teha. Esiteks ma hakkaks nagu halvasse, ei viitsiks ka uuesti ümber teha midagi. Et siis on nagu lihtsam, aga ma ei tea, midagi ma tahaks nagu erinevat teha. Juustega samas esimesel päeval mul on murumüts peas. Sellest me veel räägime. Ehk siis nagu see juba teeb erinevuse. Ma ei tea. Ma olen lihtsalt nii elevil. Et mul on praegu siuke tunne, et ma võiksin rääkida nagu 100 sõna sekundis. Ma olen tänase pärast elevil, ma olen homse pärast elevil. Ja vaatame, kuidas see tänane mul läheb, kuigi ma väga ei kahtle.
nagu ma arvan, et see läheb hästi, selles suhtes ma olen ju varem esinenud küll. Et aga reaalselt kutsuge mind pulmaemaks. No okei, see on liiga suur amps esialgu. Aga tulevikus see oleks nii lahe. Ja nagu tüdrukute õhtud, sünnipäevad. I will be there. Ja nagu, miks mulle meeldivad siuksed nagu asjad, üritused? Või miks ma tahaks olla mingi pulma sisulooja või miks ma tahan neid tüdrukute õhtuid või sünnipäevasid nagu läbi viia? Sellepärast, et need on alati nii, ma nüüd kasutan siukest natuke sõna, aga nagu high vibration kohad. Nagu selles suhtes, et inimesed on nendel sündmustel alati rõõmsad ja kiirgab lihtsalt sellist nagu head energiat. Ja mulle nii meeldib olla sellistes kohtades, kus nagu inimesed on õnnelikud, kõik on kokku tulnud, et midagi tähistada ja nagu tuju on laes lihtsalt. I love it. Sellepärast festivalid on ka toredad. No, festivalidega muidugi on see, et inimesed ei oska piiri pidada. Mõtlesin korra, kas ma teen TikToki, aga ma vist ei hakka. Ma nagu hästi tahaks noortale, nunnukatele nagu südamele panna, et ärge jooge ennast üle, aga vaevalt, et need minu sõnad nagu kedagi takistavad. Lihtsalt nagu iseendal on ka nii palju meeldivam olla, kui sa pead piiri, jood vett vahele ja sa mäletad kõike ja see on nagu päriselt exciting. Et see, kui sa üle jood ja lõpuks kuskil ropsid ja siis ei ole sul lõpus, su sõpradel ei ole lõpus, sa ei mäleta pärast ja mille jaoks see kõik siis oli nagu, et ma kujutan ette, et noored on ka nagu ülielevil selle beach grandi pärast on ju, et mingi satsiga välja on ju, mingi üli exciting, aga siis kui sa nagu ise rikud selle enda jaoks ära, siis sa ei saa tagasi seda õhtut. Et nagu ma tahaks, aga ma ei oska, ma arvan, seda piisavalt hästi nagu väljendada. Ma nägin, keegi juba tegi ka siukse TikToki, nii et võib-olla sellest piisabki ja ma ei pea nagu oma sõna sekka ütlema, aga nagu kuidagi tahaks hästi nagu edasi anda seda, et ma saan aru, et sa oled ülielevil ja sellepärast sa tahad ka nagu rohkem juua, et oleks veel lõbusam, aga kuskilt piirist see ei ole enam nagu veel lõbusam, vaid see asi hakkab minema nagu alla mäge. Nii et jah. Aga no, kõik me oleme noored olnud ja tuleb ikkagi vast paljuski omal nahal need vead läbi teha. Ma olen sellest ise üks väga hea näide. No okei, ma küll ei ole kuskil festivalil mingi ropsind ja mällaris olnud, aga ropsimisi on elu jooksul alkoholist ikkagi kindlasti ette tulnud, et ma ei hakka valetama. Et jah, aga tänasel päeval vähemalt ma võin öelda, et ma tajun oma piire päris hästi. Ja nagu me Sigritiga enne openeri võtsime need mingisugused terviseshotid sisse, siis ma nüüd tahaks Anetega ka võtta, sest mul oli nagu tõesti nii hea olla järgmisel päeval peale seda openeri. Siis ma olingi nagu mingi, et mida ma teistmoodi tegin. Ja siis ma tahaks seda O'Shea elektrolüüdi vett osta ka. Ja lihtsalt tahaks, et oleks nagu see 2 päeva järjest. See on nagu, ei ole nalja asi. Et tuleb kuidagi mõistlikult tarbida siis. No nii, ma olen ennast valmis saanud. Veel üks võimalus kanda oma helesinist kleiti. Juuksed on valmis. Ja jah, ma võin ainult oma väike kott pakkida. Ja kohale minna. Ei uno seda, et see mäng lõpuni välja niimoodi aeglaselt ja rahulikult teha. Nii et oleme tähelepanelikud. 21. No nii, ma võib-olla panin siia paar klippi üritusest. Ma lasin teenindajal seal paar tükki teha, lihtsalt nagu iseenda jaoks ja et oleks mälestus sellest, et ma midagi sellist olen teinud. Ja sõbrannadele on juba voice'id ja sõnumid teele pandud, et oh my god, ma tegin selle ära, nii tore oli. Ehk siis ma väga pikalt ei hakka siin muljetama, aga tõesti, mulle väga meeldis sellist õhtujuhi rolli võtta. Et ma astusin nagu täiesti kõrvale sellest
ma ei tea, sisulooja Kaisast ja võtsin õhtuks siis sellise peokäivitaja Kaisa rolli ja minu arvates see läks väga hästi, sünnipäevalaps jäi väga rahule ja see on põhiline, et väga toredad noored inimesed olid ja kõik läks täpselt plaanipäraselt ja väga ladusalt, et väga vahva õhtu oli ja ma tahaksin kindlasti nagu veel ja veel ja veel selliseid asju teha. Nii et kui kellelgi tõesti jäi nagu mõttesse, et Kaisa teeb nagu mingit siukest värki, ta võiks ju minu üritusele tulla, siis kirjuta mulle, et mega tore oli. Ja tegelikult ma siinkohal vist tänasega veel ei lõpeta, sest ma tahan nüüd läbi proovida oma homse Beach Grandi outfiti ja teha sellest ka TikToki. Nii et ma näitan teile ka veel seda. Ja siis ma tahaks lihtsalt korra nagu mingi muusika mängima panna ja lihtsalt nagu olla selles hetkes ja nautida. Sest et mul on tegelikult olnud nagu elus ikkagi omajagu nagu selliseid tundeid ka, et kes olen mina, et üldse nagu midagi teha või mingi, issand jumal, keegi tahab mind kuskile kutsuda. Päris sellist võimalust mul ei olegi nagu lauale tulnud varem, aga ma lihtsalt nagu nii väga tean endas seda mõtet, et nagu mingi, issand jumal, ei, ma ei saa hakkama, ei, ma ei oska, ma ei ole veel valmis, siuksed asjad nagu, et ma olen enda üle nagu väga uhke, et ma võtsin nagu sellise justkui siis väljakutse vastu, aga täna seal sünnipäeval olles ma tundsin, et ma olen täpselt seal, kus ma pean olema. Ja et see on nii mina ja et ma tunnen ennast väga mugavalt sellistes olukordades. Ja et mulle väga meeldib see. Ehk siis ma tunnen, et ma olen täpselt siin, kus ma olema pean. Vot. Aga nüüd ma võtan kõik kulinad küljest, kleidi seljast ja proovin läbi siis selle homse Beach Grandi outfiti. Ja siis, kui see on läbi proovitud, vööd, kusjuures ma seda vist ei mainingi, et ma sain selle vöö ka vahepeal kätte, selle vöö ma juba proovisin ära, see on ideaalne. Ja ma olen nii rahul, et see sai väiksemaks tehtud, et nüüd ma saangi seda kanda. See on nagu super. Ehk siis, mida ma tahtsin öelda? Jah, nüüd ma lihtsalt proovin kogu kompoti veel homseks läbi, siis ma saan hakata asju pakkima. Ma ei ole kindel, kas ma pakin täna. Kell on praegu 11:30. Ehk siis ega mul tuleks nagu magama ka minna, et ma saaksin ilusti nagu välja puhata homseks. Ja tegelikult mul on nagu homme hommikul ka täitsa veel aega pakkida, nii et vaatab, kas ma alustan täna selle pakkimisega või homme. Et either way is fine. No nii, räägime Beach Grandi esimese päeva outfitist. See on minu nagu baas, millest me alustame. Ja ma olen see inimene, kes festivalidel elab ennast lihtsalt täiega välja, sest et ma saan kanda asju, mida ma muidu ei kannaks. Ja siin on tegelikult siis see asi, mille ümber ma kogu selle looki baseerisin, ehk siis see vöö. Oi, selle vööga oli siuke hassle. Ma lasin selle väiksemaks teha, nagu jõhkralt väiksemaks, sest et see ennem üldse ei istunud mulle. Ja nagu, how cool is this? Lihtsalt võtame momendi selle jaoks nagu. Ignoreerime seda, et mul on nagu mingid sildid asjadel küljes. See on lihtsalt nagu peaproov. Me proovime kõik läbi. Ma ostsin mingi siukse asja, kust kohast, House'ist. Lihtsalt nagu siuke väike lisadetail. Siukene väikene sats, pits. Nii, lisab siia natukene juurde, on ju. Siis ma käisin terve Tallinna läbi, et leida lihtsalt nagu mingid hõbedasi ehteid, sest ma muidu kannan kulda. Ja ma olin lõpuks mingi, no jaa, ma võtan Mangost siis selle kaelagi, et tegelikult nagu ülihästi sobib siia. See oleks nagu reaalselt osa sellest bluusist. Siis ma leidsin vist Kropist või?
mingid sellised kätised, mis on nagu ka fun lisa. Siis praegu on trendikad sellised murumütsikesed. Ma mõtlesin, et see sobib nagu ideaalselt siia outfiti juurde. Nii et väike murumüts. Ja muidugi sädelev must kotikene. Nii et selline on mu mõte siis esimeseks päevaks. Mul tuleb tegelikult halo ka pähe, nii et juuksed on pikemad. Meik tuleb teistsugune. Ja prillid. Ma sain reaalselt 99 sendiga siin seist sellised prillid, mis minu arust nagu sobivad ideaalselt siia juurde. Idee poolest ma saaksin veel mingid nagu käevõrusid lisada, aga ma ei tea, vist ei ole nagu vaja. Igatahes. This is the look. Andke mulle kommentaaridest teada, mis te arvate. I'm excited! No nii, nüüd te saite lihtsalt osa minu TikToki filmimisest, aga nagu igatahes see tän minu arust ei jõudnud mul nagu nii palju tumeneda, kui ma oleks tahtnud. Ma siin rahmeldasin ringi ja ma võib-olla panen ööseks natukene siia dekolteele veel. Aga nüüd on see TikTok tehtud. Ja ma võtan riided sellest meigi maha ja lähen tuttu ära. Ma reaalselt just tegin luugid lahti. Tere hommikust. Käes on reede. Ja ma olen ise lihtsalt nii loll. Ja mõtlesin, et ma jagan seda momenti. Ja üritan endale ka nagu väga tugevalt meelde jätta. Et ma olen viimasel ajal nagu nii vastu läinud sellele põhimõttele, millest ma mingi aeg väga ilusti nagu kinni hoidsin. Mida? Ma ei oska rääkida praegu igatahes, et hommikul esimese asjana ei ole tark mõte sotsiaalmeediasse scrollima minna. Ja ma olen veits idioot, sest et nagu ma panin eile, öösel panin üles selle Beach Grind Day One outfiti. Ja nagu see, mis seal kommentaarides toimub, mul ei ole nagu ammu nii negatiivseid kommentaare olnud. Ja ma tunnen, et see praegu mõjutas mind täiega, sest nagu see läheb kindlasti üle. Ma ei tea ausalt, mis mul siin näos toimub, nii et ärge pange tähele, aga lihtsalt nagu praegu see emotsioon on nagu väga-väga halb. Lihtsalt loen teile veits ette nagu, mis siin toimub. No see on selline konstruktiivne. Selle kohta ma isegi ei ütle midagi, lihtsalt see on ka siin hulgas. Praegu on natuke kõike liiga palju, eemalda kätised ja siis on väga hästi. Aga see selleks, okei. Matuse vibe. See on natuke liiga must outfit, aga muidu ilus. Isiklikult too much, veits viskab matuse vibe'i. Veits vana ei ole grandi jaoks. Ja siis siin on peidetuna. Mitte mina ei ole neid peitnud, aga teised vist näevad neid. Ühesõnaga, ma ei tea, kuskil mingis alumises kaustas on veel. See sured palaus, see tuleb väga soe ilm. Kusjuures ei, 20 kraadi näitab õhtuks. Liiga must kõik ja liiga palju kõike. Lühikesed püksid või seelik võiks olla palju parem. Mida mütsi? Kuum ilm, seelik või kleit selga. Muu jaoks müts rikkus ära, muidu äge. Ja lihtsalt nagu äge, ma olin ise nagu nii elevil. Ja nüüd, ma ei tea. No ühesõnaga ma tean, et see läheb mööda see emotsioon, sest ma tegelikult nagu see hetk, kui ma ise panin eile selle kõik kokku ja nägin seda. Ma olin nagu mingi, kui lahe, nagu ma olen tahtnud täiega midagi teha sellist nagu, mis on päriselt nagu stiliseeritud, nagu et seal on palju osakesi, mis teevad kokku sellest nagu selle ägeda asja, mitte et ma lihtsalt panen pluusi ja püksid ja ongi kõik. Nagu, et ma tegelikult olen tundnud ennast natuke nõrgana sellises nagu stiliseerimises selles mõttes just, et nagu hästi palju detaile koos. Et ma ei ole nagu, ma ei tea, kas mitte ma ei taha öelda isegi, et ma ei ole osanud, aga kuidagi ma ei ole väga palju sellega varem katsetanud ja siis seekord nagu nii palju detaile, nii palju nagu väikseid ägedaid asju. Ja ma olin ise nii uhke ma olen uhke selle tulemuse üle. Et ma peangi lihtsalt nagu endale kindlaks jääma, et kui minu arvates see on äge, siis minu arvates lihtsalt nii on ja nagu tegelikult ma usun, et nagu enamus inimesed ei käikski niimoodi mitte kuskil ja nad ei peagi käima ja nagu see ongi tegelikult too much ja see oligi selle mõte, et see on too much, sest et see on festival. Ja nagu nii mitmed kommentaarid teid seda matuse vibe'i, ma nii tahaks öelda, ma ei hakka sinna kommenteerima, sest sellel ei ole lihtsalt nagu mitte mingit mõtet. Aga ma pean ennast vahel nagu täiega tagasi hoidma, et minna see, siis ma lähen ka kaitsesse ja ma tahaks öelda, et mingi
ma pole mitte kunagi kedagi matusel sellise outfitiga näinud. Ma nii tahaks öelda seda. Ma siia nüüd ikkagi teile ütlen. Aga nagu ma tean, et sellel ei ole nagu mitte mingit mõtet, kui ma seda kommenteerin. Ehk siis ma juba hakkasin seda ennem taipima ja siis ma just kustutasin selle ära. Ja see vend, kes ütles, et kas ma grandi jaoks liiga vana ei ole. Ma saan aru, et tahab nagu susata mulle, on ju. Ja ilmselgelt nagu ma ei ole enam 19, nagu siin ei ole mingit küsimustki, aga ma lihtsalt kommenteerisin, et nagu see on nagu sa ütlesid, et ma olen muusika jaoks liiga vana. Et nagu tegelikult eelmine aasta, kui ma käisin, siis mina sain nagu positiivset kinnitust just selles osas, et tegelikult Beach Grandil käib igas vanuses inimesi. Ma ise ju kartsin ka seda, et kas seal on ainult nagu mingid 20-aastased või isegi nooremad koos. Ja neid on seal ka muidugi. Ma käisin ise ju ka sama vanalt festivalidel. Aga nagu absoluutselt on seal minu vanuseid vanemaid, et tegelikult see on ju muusikafestival. Ja ma kuulan elektroonilist muusikat, millel on seal nagu suur osa. Ehk siis nagu ma lähen ju sinna muusikat nautima, seltskonda nautima. Et selles suhtes, kuidas ma saan selle jaoks nagu liiga vana olla. Aga jah, ühesõnaga vahet ei ole, ma ei tea. See oli lihtsalt praegu küll nagu halb algus päevale. Aga ise ma tegin selle otsuse, et minna sinna kohe vaatama, nii et nüüd tuleb ise see tuju üles viia. Tuleb teha endale üks hea matcha, kuulata head muusikat, süüa hommikust ja siis kohver pakkida, sest selleni ma muidugi ei jõudnud eile. Ja siis ma mõtlesin, ma pärast räägin, ma näen praegu jõudnud välja. Okei. Ma lootsin, et ma jõuan teile enne Pärnusse minekut näidata neid MyProteini outfit'e, aga ma lihtsalt praegu ei jõua, need tuleb mulle kohe varsti järgi. Aga ühe nendest setidest ma panin selga ja seda te siis ka näete praegu. Igatahes Kaisa.ee on kood, mida saab alati kasutada. Ta annab mingitel päevadel suuremat soodukat, aga -40% peaks suht alati saama. Igatahes minu arust nii tore setikene. Siin all on muidugi biker shortsid. Ja täna on ilus suvine ilm lõpuks, nii et ma arvan, et niimoodi ma lähengi, see on nii mugav ja minu arust nagu nii cute. Mingit tennist või padelit ma ei mängi ilmselgelt, nii et minu jaoks on lihtsalt nagu siuke vaba ja set. Kohvri pakkimisega on praegu lood niimoodi, nagu hunnikus asju, pluss see kott ja mul on tunne, et mul tuleb üks kott veel, kuhu ma võtan mingi Aperol Spritzi asjad, sest jällegi mul on neid peost üle. Aga loodame, et see kohver läheb kinni ja seal kotis on ka mõned mu Vintedi pakid, mingid asjad, mis ma ära müüsin, nii et ma tahaks need ka täna teele panna. Ja siis üks asi, millest mul on kahju, on see, et ma tellisin tegelikult endale Foodshopist needsamad hõbedased Adidas sambad, mis ma tellisin muidu Vintedist, aga need jäid mulle väikseks, nii et ma panin ise ka uuesti müüki Vintedisse. Aga siis ma leidsin, et Foodshopis on minu suurus müügil. Vaatasin sentimeetrite järgi, nii et ma tellisin 41/3 või mis iganes see suurus, mis on nagu natukene 40, ma olen mingi, oh my god, mul on nii suur jalg. Aga igatahes ma tellisin need ja tegelikult need pidid eile kulleriga, Smartpostiga tulema, aga ma ei olnud siis kodus. Ja siis ma ütlesin, et paneks need pakiautomaati. Ja need ei ole praegu sinna pakiautomaati jõudnud ja ma lootsin nagu, need tegelikult sobiks mu musta outfiti alla ka väga hästi. Festivali outfiti alla, aga kui ei saa neid, siis ei saa. Ega katki sellest ikkagi midagi ei ole, sest minu arust need saapad sobivad ka väga hästi. Aga lihtsalt jah, ma võib-olla nagu lootsin, et äkki need ikkagi jõuavad. Igal juhul kasutust nad leiavad nagunii. Ja ma mõtlesin, et ma teeks äkki Anetele tee peale ühe selle matcha cloudi, sest et kuigi seal Helsingi vlogis tal mingi öi, siis tegelikult talle ikkagi hakkas see meeldima, nagu ma arvasin, ja ta käis isegi minu arust seal Haruus ja võttis
seal seda coconut matcha cloud'i ja talle meeldis see, lihtsalt oli mingi, ma ei tea, kas ma olen nõus mingi üle 8 euro maksma selle eest. Aga ma mõtlesin, kuna mul on asjad olemas, siis ma saaksin talle teha ja mul on isegi nagu purk selline nagu, mille ma sain ise sealt Whippetist, ma käisin seal, proovisin coconut cloud matchat, neil on seal mingi astelpajuga see oli väga hea värskendav. Igatahes sealt nagu sa saadki ostes kaasa nii-öelda purgi, mille sisse nad selle teevad. Millal on ka gaas, ehk siis kui sa ära jood, siis saad selle nagu kinni panna ja kotti panna, et ta ei nagu leki sulle kuskile. Ehk siis ma mõtlesin, et ma saaksin selle sisse netele teha. Wow, ma jõudsin oma 100 kodina ja selle cloud matchaga oma 5. korruselt alla. Juhu! No nii, mis muljed on siis cloud matchast? See on väga maitsev ja ma olen siis, kui ma käisin viimati siis ühes kohvikus ka ostmas. Ma juba ütlesin ka, et sa harust võtsid. Okei, käisin seal ja ma ütlesin ka, et ma olen certified matcha hater, et nagu palun nüüd tehke mulle hästi ja seal mulle meeldis ja see on ka väga hea. Aga võib-olla isegi Kaisa oma natuke varem, sest see on magusam. Et seal oli vähem seda magusust. No, ju siis kuigi tegelikult ainus magusus, mis ma lisasin siia, on 1 drops vanillidrops, aga sellest kookosveest oleneb ka väga palju, sest mõni kookosvesi on magusam, mõni on vähem magusam. Aga see on väga hea. See on mingisuguse asja maitsega, ja ma ei tea, mis on. Mulle ka vist nagu meenuta midagi, aga ma ei ole ka suutnud välja mõelda midagi, ega see on nii refreshing. See refreshing. Ja seepärast mulle meeldib kookosvesi muidu ka, ma ostangi see niisemast, ma vahepeal tunnen nagu, see hydrate'ib mind rohkem kui tavaline vesi, seal on need elektrolüüdid, ma ei tea, mis need on, aga vist peaks olema seal. Jaa. No nii, astusime sisse. Pidin siin M-tähe maha tõmmanud. Oled rahul sellega? Siin on meie hotellitoaka. Me oleme Tammsaare hotellis, mis on fully automated. Ja siis meil on siin... Ma võtsin siin ka lusika kaasa ja siin on olemas. Tavaliselt ei ole mitte kuskil. Vau, no võt, oleks teadnud. Ja siin on selline tagasihoidlik vannituba. Voode. Normaalne, igatahes nüüd on aeg minna Vovasse, reaalselt mu lemmikkoht. No okei, ma ei tea, kas nüüd nii suuri sõnu kasutada, aga seal on nii head kammkarbid. Nii et me lähme sinna sööma. Nüüd ta tellis jääkohvi. See tuli müüliga. Ja ma võtsin Barbari maja limonadi. Aperolid on valmis. Ega normaalne see 500 tops, vaata. Ka pool liitrit ja vaata, siin jääd ei ole üldse tegelikult nii palju. Ei ole. Nii, mul on siin siukene beverage selection. Vett on ka tegelikult, aga Red Bull ja Aperol. Ja nüüd on aeg hakata meikima. Ja ka siin nagu võimerdamiseks aega ei ole. Nii et jah, ma hakkan liigutama, aga mul ei ole tegelikult mingi erilisi meigimõtteid tänaseks, et kuna outfitil on nagu põhirõhk, siis ma arvan, et ma teen lihtsalt nagu jahedates pruunides toonides silmadele midagi ja mul on mingid kivikesed kaasas ja mingid tähekesed, mida tahaks kuskile lisada, aga ma ei ole veel täpselt välja mõelnud, kuidas, mida, kuhu. Aga jah, näkku läheb kõigepealt Gripi Primer. Mul on mingi kohutav punn siin. Ja siis Superstay see foundation või no skin tint. Ja ma arvan, ma ei hakka nagu seda protsessi täiega jagama, et ma lihtsalt toimetan ja vast näitan siis, kui ma kuskile maale olen omadega jõudnud. No nii, me oleme valmis ja tellime kohe takso. Liigume. Ja, sest meie ju jala ei käi. Meie reaalselt 4-minutilisi taksosõitu tegemas. No takso on 4, aga jala oleks 18. Nii et... Valikud.
Bravo burger. Minu väike Bravo. Tere hommikust, käes on laupäev. Ilm on väga hall, ma kuulsin läbi une, kuidas vihma sadas varahommikul. Ja nüüd on aeg hommikusööki sööma minna. Hommikusöögi valikud. Lahudad läheb. Me tulime Sonne kafeesse, siin on ikka korralik matša valik ja jääkohvisid ka igasuguseid. Väga palju. No nii, vaadake, siin on suvemaitsed. Vaarika koguste cloud matša. See on siuke teistmoodi, see cloud või siin ei ole nagu otseselt selle vahukooraga seda cloudi peal. Ta on lihtsalt nagu kookosveega ja vaarikumisega. Nii, no mina lõpuks ei saanudki seda cloudi, sellepärast et neil sai kookosvesi otsa. Aga noh, jah, see cloud ongi neil nagu teistsugune. See ei ole teistsugune, vaid see ei olegi cloud. Me ütlesime teenindajale ka, et see ei ole, aga siis ta oli mingi, ma tean, aga noh, ju siis omanik ütleb, et peab tegema. Jah, me sellest oletasime. Igatahes, vaatame, kuidas see maitseb. Täitsa hea, ma ei ole viirsikuga varem joonud. Täitsa mõnus. Classic siin seitiirud. Meil ongi praegu väike shopping time. Ja ega siis tulebki vaikselt sätima hakata ja Anette töökaaslased tulevad ka ja siis me lähme sööma välja. Nii et selline see päev saab olema. Me oleme Lindexis. Siin on selline vahva seelikukene. Me ikkagi oleme sellises vanuses, et me juba vaatame, et millest on tehtud. Nojah, et kauaks teda sul on peale ühte pesu. Sama materjal võib olla ühes poes kvaliteetne, teises poes mitte. Mis selle koostis see siis koos, aga selle poe viskoosi ma usaldan rohkem. Tavai. Väga armas selline täppiline seelikuke siin on läinduses. Meie lõuna! No nii, tänane sättimine käib ja mul nagu väga palju mõtteid jällegi meigi osas ei ole, aga mul oli salvestatud, keegi recreate'is seda Saara Larssoni meiki, aga ma lihtsalt vaatasin nagu, et see roosa ja siuke pruuni kooslus tundus nii ilus ja väike sädelus peale, et ma tahaks midagi sellist teha. Ja siis põsapuna palju, et kuidagi nagu sobitub mu selle outfitikesega ka. Nii et nüüd ma hakkangi silmameiki tegema. Festivaliks valmis, aga me teeme teile kiirelt ennem ära ka hauli, sest et ikkagi mingid ostud said tehtud täna. Nii, sa võid alustada? Ühesõnaga, ma ostsin selle bluusikese, mis mul praegu seljas on. Ma tegelikult proovisin seda, ma arvan, mingi 2-3 nädalat tagasi, see oli Lindexis ka soodukaga, aga siis ma ostsin ühe teise, ma mõtlesin, okei, ma ei hakka 2 bluusi ostma. Aga ma ei tea, vaata, kuidas see videos näeb, aga see on nagu nii ilus ja mõnus materjal. Ta on nagu õhuke materjal, aga samas ta ei paista läbi, see on nagu, see on hea. Jaa, väga ilus, aga ta nagu mustriga või ma ei teagi, kuidas sinna. Siis ma ostsin sellised püksid. Bambi muster, jaa. Need on siis New Yorkerist ja ka hästi mõnus materjal, siuke õhuke ja need on suhteliselt küll pitkad, et ma olen 168 cm, et siuke keskmine pikkus, ma olen ka asjaga sama pikad. Aga natukene lohisevad, aga vaatame. New Yorkeri püksid tihti peal mul endal on ka. See on pikkadele inimestele. No vaatame, kui ma pesen, siis võib-olla tõmbavad natukene kokku. Ja mina näitan vahepeale siia ka enda mummulised teksad. Ma näitasin teile riietuskabiinis ka Lindexist 30 €. Sellised wide leg, väga mõnusad, istusid jalasest ja siuke pehme teksa.
et väga mõnus. No see nüüd, mis ma näitan, ei absoluutselt siia videosse normaalselt, aga siuke, ma ütleks, on siuke roostekarva ja mulle tegelikult päris hästi sobib, mu juustega läheb ka kokku, aga ta on siuke wrap seelik, siis nagu hõlmik seelik ja siuke natuke pikem, aga tõesti hästi-hästi ilus nägi välja ja hästi mugav oli ja suveks siuke hea nagu flow'i. Ja üks asi on siis veel, tänapäeval on ju kollane väga popp, ühesõnaga siukse kollase bluusi ostsin ka Lindexist, et siuke tavaline 100% cotton, et vaata mõnus, et ma ei tea, biker shortsidega või noh, saab ka dress up ida selles suhtes, kui on soov, aga siukseid häid bluusasid läheb alati vaja. Ja minu meelest siukeste oversized bluusadega on kõige keerulisem seda pikkust saada paika. Et kui ta on liiga pikk, siis sa oled nagu mingisugune, no siuke asi, kui ma ei taha liiga lühikest, on ju, et see peab olema siuke täpselt õige pikkus. Ja mina veel haarasin sellised sokid, siin on kollased, helarosad, valged, lillad, 6,50, nii nunnud, siukse lokkiva äärekesega. Ja siis siin seist 5 euriga siukse pits seeliku midi pikkuses, seda saab erinevat moodi igast erinevate asjadega kanda, pintsaku alla panna, teisärgiga koos, et siuke. Ja võid ka randa minna, sest tegelikult see on vist seal ranna sektsioonis oli need. Saad ka bikiinide peale panna selle lihtsalt. Isegi see on variant, jah. Väga versatiilne. Jah. Aga nüüd me lähmegi oma seltskonnaga gastronoomi, sööme joome ja siis lähmegi juba festivalile. Reaalselt meie buss. Tellisime kohe 2 raundi kokteile ära. Siin nad nüüd on. Väga palju videot teha. Isegi pole näha. Nii et Anette paneb meile. Ma pean 0,5 panema. Kuni lillapott. Seegi see teed, vaata see putt. Ilus värv. Annetage. Mis te siin on? Nii, retroburger, friika vasku. Siin ta läheb. No hello, käes on esmaspäev ja eile ma ei vloginud, eile oli korralik pohmakas ja Pärnust tagasi Tallinnasse sõit ja ega ma selle päevaga väga midagi tarka ei teinudki, et ma lihtsalt taastusin sellest nädalavahetuse möllust ja ma mõtlesin, et ma teeks ära selle MyProteini hauli, mida ma lubasin ja siis lõpetuseks ma räägiksin oma Beach Grandi muljetest. Siin on nüüd osad asjad, mida ma olen proovinud ja osad, mida ma ei ole veel selgagi proovinud. Nii,
kõigepealt ma võtsin oma lemmik MyProteini sokke. Siis ma tellisin lihtsalt see värv oli nii ahvatlev. Ja mul on juba selle sama lõikega heleroosad väiksed biker shortsid ka, nii et ma võtsin siukse laimirohelise värvi ka. Suveks mõnus. Muidu ma ei käi lühikeste trennipükstega trennis, mul on alati pikad retuusid, aga suvel ikka vahepeal, kui on soe, siis on nagu mida vähem seda parem, sest ma olen ikka niukene korralik higistaja seal trennis ka. See on minu laimiroheline setike. Ja võt nende pükste koha pealt ma pean nüüd küll ütlema, et kõik pesu, mis ei ole nude ja seamless, on siit alt kohe näha. Nagu esiteks nad on lihtsalt see on siuke materjal, millest nagu kõik tekstuur on läbi näha ja teiseks ma arvan ka, et mustpesu on ka siit ka värvi poolest näha. Ja pluusiga ma ütleks niimoodi, et kui sa oled kahe vahel, suuruse vahel, siis pigem võtta suurem, sest et ta on väga-väga ümber ja see on nagu S. Vot. Ja tagant näeb välja selline, aga no see värv mulle nii meeldib. Ja siis matching selline topike, eks ma seljas saan paremini näidata, aga ta on selja tagant ka siuke huvitav. Igatahes see värv on minu arust siukse päevitunud nahaga väga cute. Ja siis selles samas värvis ma tellisin endale ka siukse tennise kleidikese, mitte et ma tennist mängiksin, aga minu jaoks ta on siis lihtsalt mugav, vaba ja kleit istus seljas ka minu arust väga hästi. Ja selline on see tennise kleidike, ma saaks seda küll natukene veel aurutada, aga ma praegu ei viitsinud. Ja siin all on siis shortsid ja väga-väga mugav ja pehme. Et see on seesama tempo materjal, millest on muidu näiteks need pikad altajanud retuusid, mida ma kogu aeg kannan ja siis see tempo bluus, mida mul on igas värvis. Et see on hästi nagu pehme ja selline nahasõbralik materjal. Ja siis tuli MyProteinil välja mingi sunset kollektsioon. Ja ma sain sealt endale valida siis ka mõned riided. Valisin siuksed frotee püksid, see on nagu see rätiku materjal. Oranži ja roosaga, mega cute. Mõtlesin, et ma vaatan, kuidas see seljas on. Et kas nagu vabaks ajaks või siis tudjuriieteks. Ja ikka tuletan meelde, et kood KAISA-E annab alati soodukat ka. Igatahes selline topikene sinna juurde. Matching. No nii, siin on meil siis see rätiku materjalist setikene. Püksid on nagu väga siuksed ümber. Bluus, ta võiks isegi veel rohkem võib-olla olla ümber. Aga väga mõnus ja mugav set. Ma ei ole veel silti küljest ära võtnud. Aga mega mõnus suviseks chillimiseks. Ja siis nende pärast ma olen väga excited. Kõik riided on minu suuruse sees. Sellised beebiroosad alt laienevad retuusid. Ja neil on ees ja taga on nagu vöö kohal siuke crunch. Igatahes very cute. Ja sinna juurde minu arust ei olnud nagu matching bluusi. Ehk siis ma lihtsalt võtsin sealt Sunset kollektsioonist siukse oranži topi, mis on selja tagant täitsa lahtine. Aga ma mõtlesin, et tegelikult miks mitte neid kokku panna, et ka väga ilus värvikombo. Nii, siin on meil siis roosad püksid. Minu arust pikkus on täpselt nagu õige, et ei ole kukekad ja nagu, ühesõnaga täpselt õige. Ja siis see on see topikene. Tagant on ta selline, väga paljas. Ja siin on sisse ehitatud padding ka sees.
Very cute. No nii, ja lõpetuseks siis Beach Grandi muljed. Minu arust oli täiega tore ja mulle meeldis, no vot, mul on ainult võrrelda eelmise aastaga, on ju, sest et ennem seda ma ei olegi käinud. Aga mulle meeldis see ala seekord palju rohkem kui eelmine aasta. Ja see VIP-ala oli ka nagu kuidagi, vähemalt tundus ikka korralikult suurem, et kuidagi nagu rahvas sai rohkem hajuda ära, et ei olnud nagu siukene kokku pressitud ja lõppkokkuvõttes ikkagi ma ütleks, et ilmaga ka vedas, et kuigi laupäevaks ju näitas mingit sabinat ja seal korra mingisugused piisad natukene seal tuli, aga see läks ikkagi kiiresti üle ka ja ilm oli soe, ma ei pidanud mingit jakki peale panema mitte kordagi ega isegi mõtlema selle peale, nii et see oli nagu idekas. Ja ma ei tea, mõlemad päevad nagu mulle nii meeldis ja me käisimegi vaheldumisi pealava ja selle Red Bull Zone'i vahet ja nagu mõlemas oli väga häid esinejaid, esimesest õhtust James Hype oli minu jaoks nagu megaelamus, et see oli kindlasti selle õhtu tipphetk. Ja teisest õhtust, ma ikkagi oma Robin Schulzi väga ootasin, et kuna ma olen juba, ma ei tea, 10+ aastat fännanud teda, siis jah, see oli see teise õhtu highlight. Ja osasid oma jälgijaid nägin ka ja osadega tegime seal pilti ja vahetasime paar sõna, et alati nagu tore on päriselus inimesi näha ja tuldi outfit'e kiitma, see oli ka väga armas. Ja ma ise lõppude lõpuks jäin oma outfit'idega väga rahule. TikTokis küll see esimene must outfit sai heiti omajagu, või ma ei tea, heiti. Inimesed olid väga kreatiivised, ütleme niimoodi. Aga ise, kui ma selle kõik selga panin, ma olin lihtsalt nii elevil, nagu just mulle tõesti nii väga meeldis. Ja jah, ma arvan, et järgmine aasta vast jälle. Sest et tõesti väga-väga tore oli. Mõlemal õhtul käisime pärast Bravo Purksist läbi ja siis teisel õhtul kõik teised tüdrukud läksid koju tuttu ära ja ma läksin ka kõigepealt koju, aga siis ma tundsin, et nagu ma ei taha veel tuttu minna ja siis ma läksin üksinda Sunseti. Ma teadsin, et Piia peaks ka seal olema, nii et nagu ikkagi keegi oli seal ees, aga ma üksinda läksin ja maksin selle 35 € pileti ja siis ostin veel 20 € eest Aperol Spritzi. Aga jah, väga palju rahvast oli, nii et mul oli Piiat väga raske leida, nii et põhimõtteliselt pool pidu ma olin seal üksinda, vaibisin ja siis, kui ma leidsin Piia üles, siis ma liitusin tema sõprade grupiga. Aga siis jah, see pidu sai seal ka otsa ja siis oli lõpuks ikkagi koju minek. Vot, nii et selline üksinda peol käimise kogemus sai ka kirja. Jah. Ja siis enne teise päeva Beach Grandi me käisime gastronoomis. Mingi klippe tegin sealt ka ja nagu väga-väga maitsev oli kõik, et kindlasti ma läheks teinegi kord. Et minust jah, ma ei olnud seal käinud. Igatahes väga-väga tore söögikoht ja kokteilid olid ka head. Vot. Anetale ka väga meeldis, jäi mõlema päevaga rahule. Ma küsisin ka talt, et kumb päev siis rohkem meeldis, aga me mõlemad olime nagu seda meelt, et tõesti mõlemad õhtud olid väga-väga toredad. Igal juhul siin ma lõpetan ja suur aitäh, et sa vaatasid. Näeme juba järgmises vlogis. Tšau!